Eurovisiooni võit koju tuua. Eurovisioon, okei, lähme kohe sinna. See võiks koju tulla. Aga mis te üldse selle aasta siis Eesti Laulu lugudest, sõbrad, arvate? Ma olen ainult Tommit kuulanud. Ainult Tommit kuulanud, Ma ei ole väga Tommit kuulanud. Kultuurilendeline. Ma olen väga kultuuri. Ja Tommi laul oli väga meeldiv. Ma teen Tommi Coini uue. Aga kui sina sellest juba kuuled, siis on hilja. Tommi Coini teen ja sellega raagin kõike. Aga ei, Tommi laul oli väga kaasajara, väga meeldiv. Ma näen Eurovisioonil küll, et tema võiks midagi teha, kui ta saab sinna Eurovisioonile. Mina arvan nagu natuke seda, et Tommil on väga suur jälgijaskond ja fännkond, eks ole. Aga samas ma ei ole kindel selles, et kui palju sellest on nagu, et kas tal Eesti mõttes, kas sealt sellest Eesti fännkonnast tal, kas on nagu nii palju hääletajaid? Ma natuke ka kahtlen, kas ta saab edasi. Tal on kindel, nagu minu arust on ka ikkagi üks tugevamaid laule ja nagu me teame, Tommit oskab alati show peale. Nagu, ta teeb kindlalt ülihaige show nagu, Tal ei jää see mitte millegi taha ka, vaata, nagu ta tuleb sinna nii ikkagi, tema ütles ka, et tema jaoks võistlus hakkab alles Eesti Laulu pärast, on ju. Ta nagu intervjuus ütles. Pärast Eesti Laulu või? Tema jaoks hakkab võistlus siis nagu. Aga minu arust ongi see nii haige, sest tüüp on nagu ta on nagu selles mõttes, no ma usun, et selle kohta võib öelda ikkagi väga koki, nagu kui ta, selles mõttes, et tüüp panebki kohe endal YouTube'i sinna laulu tiitli taha paneb, et mis ta pani, Eurovision winner vist või? Kas Eesti Laulu või Eurovisiooni võita? Tommi Cashiga ma arvan seda, et isegi kui Eesti Laulul on võib-olla keegi parem kui tema, siis Eesti rahvas ikkagi valib tema, kuna temal on kõige suurem šanss tuua Eurovisioonil Eestile kõige parem koht. Ma natuke ei nõustu sulega, sest et mul tunne, et ma ei tea, Eesti muusika eestlaste muusika maitse on nagu veits siuke konservatiivsem ja ma ei tea nagu, kas ta on nagu päris, ma räägin, enne ütlesime ka vaata, et Tommi on päris siuke enesekindel olnud ja natuke siuke koki. Eestlastele tihti peale ei meeldi see üleolevus. Et ma natuke kahtlen, just minust nagu laul on hea ja selle poolt võiks häälestada, aga ma ei tea, mul on siuke tunne, et võib-olla eestlaste hääletada tema poolt. Aga mina hakkasin mõtlema seda, et mis te arvate, kas ta nagu mängib nagu karakterit, selles mõttes, et seal oli see Eesti Laulu või ETV saade, kus kõik need laulud lasti välja, eks ole, ja siis ta ikka seal ka ikka rääkis nagu niimoodi põhimõtteliselt nagu puusalt, et ma arvan, et Eesti rahval on kahju, kui ta minu poolt ei hääleta või kui ta mind ei saada, eks ole, et ta pani suht nagu toorelt niimoodi kokilt. Mis sa siis teed, kui sa ei juhtu Eesti Laulu võitma, kuidas sa siis käitud? Ma olen okei. Ma olen täiesti okei, ma saan aru ja inimesed lihtsalt on ma oleks võinud. Nüüd me siis mõtleme, et mis oleks juhtunud, kui Tommi Cash oleks saanud Eurovisioonile. Ma annan lihtsalt selle võimaluse inimestele, et päriselt, et ma võin päriselt minna, sest tegelikult võistlus algab siis, kui ma võidan Eesti Laulu. Sest siis algab just see konkurents, milles ma maailmas olen. Et just hakkab see sotsiaalne meedia ja kõik muu strateegia. Et see Eesti Laul on nagu üks samm, mis on väga tähtis. Ja ma loodan, et inimesed saavad selle aru, et ma olen tõesti kõige parem kandidaat, kes võiks Eestit esindada ja. Aga ma hakkasin mõtlema, et mis te arvate, kas ta nagu, sest ma ei tea teda isiklikult, kas ta mängib karakterit või ta actually nagu selles mõttes ongi? Ma arvan, ta on juba nii kaua olnud selline artist, et ta ei tee enam vahet nagu reaalsel temal ja karakteril, et see nagu karakter ongi saanud osa temast. Jaa, tõenäoliselt küll, jah. Ma arvan, et see on pool naljaga ja pool mitte, sest ma olen ka teiste artistide intervjuudes kuulanud seda, et mingi, et kas te olete rahul umbes oma lauluga või mis iganes, siis on see, et see on mingi parim lugu ja meil on kõige paremad vokaalid, et nagu see on ka veits siuke nagu nali vist, ma arvan, et mis sa nagu teed, et mingi muidugi me võidame, vaata. Just nagu, Andrei oli ka päris enesekindel oma väljaütlemistes. Aga ma ei tea, kas nagu päris niimoodi. Ei, ma arvan, et temal oli see nagu näha, et see oli nali. Või nagu kuidagi, ma ei tea, tema puhul lihtsalt õhkas rohkem seda, et see oligi siuke nagu sarkasmiga. Et tal oli näost nagu näha, et ta mõtles seda sellena, aga samal ajal ikka ju võib-olla tavavaataja ei saa aru, et see on sarkasm ja võib-olla ta mõtlebki, et see on lihtsalt nagu enesekindlus, et meil ongi kõige parem lugu ja me võidamegi, vaata. Aga selles osas ma olen suga nõus, et Eesti rahvas kindlasti mingil määral mõtleb selle peale ja hääletab selle järgi, et kellel nad arvavad, et ta on
suurem šanss nagu Eurovisioonil saada, et või mis lugu võiks toimida paremini Eurovisioonil, et nagu selle peale nad kindlasti mõtlevad. Ja siis kui vaatame ju eelmist aastat, siis on ka täpselt see, et 5- tekitas nagu suurt sellist poleemikat, paljudel inimestel ei meeldinud, ja siis nad on hästi nagu otsekohased ja vulgaarsed olnud oma sõnavõtuga ja nagu siuksed ka veits nagu pigem kokid räpparid ja pigem siuksed nagu natuke üleolevad enesekindlad, aga siiski me saatsime nüüd Eurovisioonile, sest et Eesti rahvas sai nagu aru, et see lugu ju päriselt toimiks, see on siuke show lugu. Aga ma arvan, et nende puhul toimiski see, et võib-olla kui oleks läinud lihtsalt 5- ja nad oleks teinud mingi oma tavarepertuaari laadse loo, ma arvan, see oleks toiminud nii nagu see, et neil oli see puuluup ka nagu. Et siis on justkui see mingi folkish asi juures, vaata. Pluss minu arust see aasta tegelikult on ikkagi palju tugevaid lugusid veel seal line-upis, millel võiks ka kindlasti hästi teha. Muidugi mina ei ole liialt erapooletu, ma aitan ka 3 acti praegu aitan nagu lavashowdega, ehk siis aitan lavastada kogu seda show-värki, mis lava peal tuleb, kaamerad, valgused, et ma ei ole nagu otseselt erapooletu, aga objektiivselt on päris ka mitmeid tugevaid tracke, mis ma arvan võivad hästi toimida, ehk siis saame näha. Ma tahtsin, et minu jaoks, ma arvan ma arvan, et top 3 on Andrei, Ant ja Tommi, aga minu arust Minimal Wind või siis Gem 98 võivad täiega ületada ja olla nagu need mustad hõbust. Ja ma just tahtsin öelda, et see ongi Gem 98 või? Gem, ühesõnaga Richard Sepa ja oi, kuidas ma ootan, mida ta laval teeb. Ta on meie vana sõber. Ta on vana sõber, aga ta on sõge vend. Ta on sõge, ta mängis meil ühes muusikalis siukest karakterit nagu Hull Jass libahundis ja ma ütlen teile, et see Hull Jass, nagu ma nii väga loodan, et ta tuleb lavale ja teistpidi üldse mitte seotud sellega, aga ma tahan ikkagi ära mainida, mitte seotud sellega, et ta on mu üks lähedasemaid sõbrannasi, aga Johanna-Elisa Kabel. Täiesti nagu haige vokaal, ma tean, et väga erinev teistest. Väga erinev, isegi ka loo arranžeeringu poolest midagi täiesti uut ja mul on nii hea meel, et ta sai ja mul on nii hea meel, et ma juba nagu olen elevilda pärast, et mis ta teeb. Ja ma arvan, et tal tuleb ka vinge show. Ja kui teie, armsad vaatajad, olete ka kindel oma lemmikus, et tema võidab, siis teil on võimalus Coolbeti betting-saidi ka oma panused panna. Coolbet toetab meie tänast episoodi ja sellega seoses on kood teema 100 ehk 300% sissemakse boonus. Näiteks maksad sisse 25 €, siis Coolbet lisab omalt poolt 75 € sinna juurde, seega kokku mängimiseks sulle 100 €. Või kui sa oled juba olemasolev klient, siis teema 50 kood, ehk siis Coolbet duubeldab sissemakse kuni 50 € ulatuses. Seega, kui sa tõesti oled oma lemmikus kindel, siis ühtepidi võiks öelda, et hea viis, et natuke katšingi teenida. Või siis natuke katšingi kaotada, aga see ongi selle võlu. Eks see on jah, bettingu võlu. Tegemist on hasartmänguga. Ja ma just mõtlesin, et kus see tekst tuleb, et nagu...